no tegelikult see, kui ma üldse siia tööle tulin või kuidas ma miilitsaks sain, siis lapsepõlves või kooli ajal mul oli tegelikult unistus saada üldse arstiks. Ja siis keskkooli viimases klassis tekkis mõte, et aga miks mitte miilits, kuna mul siis üks lähedane inimene töötas miilitsas, puutusin temaga väga tihti kokku ja kui ta rääkis oma tööst, siis minu jaoks tundus vau, põnev, et igasugused muutused, asjad, tegevused, inimesed, inimestega suhtlemine. Ja kui aeg siis juba otsustada, kui kool sai läbi, et mida ma siis nüüd õppima lähen, kas ma lähen siis arstiks õppima või lähen miilitsaks, siis ma ei suutnud kuidagi seda kaalukaussi endal paika panna ja tõmbasin loosi. Ja tuli miilits ja siin ma olen, järelikult oli see õige. Siin ma olen siis 18, kui ma tööle tulin. Et see on siis nii-öelda mu kõige esimene pilt. Ütleme niimoodi, et nagu ma hiljem olen aru saanud, ega siis ema väga seda heaks ei kiitnud, aga ta teadis, et muga ei ole mõtet ka vaielda. Et kui ma olin oma otsuse teinud, siis ma ei tagane sellest ja nad leppisid sellega. Politsei ajal see ennetustöö on saanud hästi suure tähenduse, miilitsa ajal seda kahjuks nii palju ei olnud, et rohkem olime selline nagu karistav organisatsioon, mitte siis abistav ja ennetav organisatsioon. Ja siin politseis, ükskõik mis ametikohal sa töötad, kas sa oled siis vormikandja või oled sa siis teenistuja, et ennetuses sa saad väga palju kaasa lüüa. Ja mis nagu mulle endal on sellise ereda mulje jätnud, on see, kui Rapla politseijaoskonnas töötades siis tegime siis nii-öelda jaoskonna siis tiimiga sellise näidendi eakate jaoks just ohutuse teemal, kus oli siis nii-öelda ennetus politsei poolt sees kui ka siis tuletõrje poolt ehk Päästeameti poolt ja siis selle näidendiga me rändasime mööda Eestit ringi. Kus see akkel lahti sai? Tuulutasime ju. Tuulutasime? Anna oma kepp korra. Nii et sellest on nagu selline hea eremälestus, sest sealt sa said nagu inimestelt kohe selle vahetu tagasiside, et kus siis, kui me midagi valesti tegime, siis saalis kohe öeldi, et et issand jumal, mida ta nüüd teeb, ta läheb kodunt ära, jätab akna lahti. Et selline vahetu tagasiside tegelikult on jätnud sellise hea sooja tunde, et tõesti me tegime midagi, mis läks inimestele korda. Sest teinekord on niimoodi, et mingisugune interaktiivne tegevus jõuab inimestele palju paremini kohale kui mingisuguse brošüüri lugemine.